tere tulemast tagasi minu kanalile. Me siin sätime valmis, lähme külla sõbrannale, kes on samas ja tule kapist välja palun. Kes siin samas külas elab ja lähme külla ühesõnaga. Tegin hommikul siis küpsiseid, panen mütsi pähe. Jah, külakostiks küpsiseid ja ega rohkem midagi ei olegi. Emme mängime seal väikse lapsekesega ja vaatame, mis see vlog meile toob. Ja tule, võtame patsid, võtame ära. Näeme, võtad patsikummid kaasa. Tule siia, pane mütsi pähe palun. Soonjakene kallis, tule paneme mütsi pähe. Sa panid kleepeka sinna, no ei ole hullu, tule paneme mütsi pähe. Täna rohkem me ei olegi jõudnud midagi rääkida, sest et hommikul siis läksime sõbranna juurde. Ta elab siin samas kandis, et saime Kelguga ilusti minna. Mõned minutid kõndida ja siis jõudsime koju ja Sonja läks magama ja mõtlesin Tripoliga ja siis läksin ise ka, viskasin voodisse pikali. Aga ma vist ei jäänudki magama, ma ei saanudki lõpuni nagu aru, et kas ma magan, siis ma magan. Igatahes praegu teen siin toitu soojaks endale ja Sonjale ja panen nõud ka ära. Eile õhtul siis tegin mingi hullulaari toitu, tegin kartuliputru, siis mingi riisi ja veiseliha pada, mingi juurikas panin ka sinna. Endale siis lasen selle soojaks siin praegu. Mikrooni Sonjale teen neid kartuliputru. No, mis sa räägid seal? Kuule, vaata, et sa alla ei kuhku. Sonja, keera teisele poole. Võt nii, diivani peal seal vedeleb. Ärkas just, et... Aga täna vist ülejäänud olema kodused. Sõbranna andis mingi hunniku kingitusi, mingid raamatukesed ja midagi veel. Oih, kõrvel nagu. Ja siis andis selle mänguliiv. Ühesõnaga, vaatame seda võib-olla. No ma pean leidma mingi karbi, kuhu seda liiva sisse panna. Et võib-olla käime poes. Mul üks töökaasne rääkis, kuidas ta tegi endale netikoju 3 euro eest kuus. Ehk siis tal on kodus, võttis omale nagu lisasimmi oma telefoninumbriga ja ostis ruuteri ja siis nüüd tal on kodus kogu aeg net. Et ma endale seda koju ei taha, ma saan kasutada nagu hotspoti. Aga ma mõtlesin, et vanematele oleks see nagu väga ideaalne variant. Nii et ma vaatan, kuidas meil siin Sonja tuju on. Alati on mingid asjad ikka märjad sealt nõudib, masinast välja võttes. Mingi... Paned küll tagurpidi, aga siin on see osa, mis
jätab selle vee seisma endale sinna. Anyways. Ja, koristan ära siin need asjad ja... Kas sa sööma tuled? Jah? Aga tule siis püsti. Hästi kohutav, mis ummik siin on. Algus ma läksin, mis ta on see? Lasnamäe tsentrumisse, sest et nagu mäletasin, et kunagi, et seal oli ka Telia, aga ei ole enam. Nii et nüüd ma pean sõitma Ülemistesse. Algus mõtlesin, et ma sõidangi Ülemistesse, et seal on mõlemad arvutitark ja vist on arvutitark, ma ei tea. Ühesõnaga, et seal on Telia, et saan kõik ühest kohast on ju. Ja siis ma mõtlesin, oi, mul on ju lähemal on need teised poed ja siis ikkagi ma pean sinna Ülemistesse ronima, aga me lähme mängutuppa ka kindlasti sinna lennumaa või seiklusmaa või mis iganes ta praegu nimi on, sest et Sonja on nii tubli olnud ja vastu pidanud minu selle sõidu. Oleme lõpuks kodus tagasi ja ma ostsin Jyskis sellise karbi ka. See on siis selleks, näiteks ma mainisin, ma sain sõbranna käest mingeid erinevaid kingitusi on ju mingid raamatud siin ja siis on siin sees on ka see liiv, aga ma saan selle liiva, me teeme homme lahti. Ja Teliast sain siis päris kiiresti see lihtsalt sellise SIM-kaardi ja mul on vaja nüüd see aktiveerida, siin on mingi juuksed tõesti patsist väljas. Mul on vaja see aktiveerida ja siis ma tahan proovida seda ruuteri asja, et kas ta töötab. Hakkan sellega tegelema siis, kui Sonja läheb magama, kell on 7 täpselt. Et päris kaua läks tegelikult mööda neid poode seal sõita ja me sõitsime enne 5 natuke välja ja siis ma mõtlesingi, et jõuame veel enne seda tipptundi, enne seda, kui need ummikud hakkavad, aga täpselt jäime nendesse. Ja tagasi teil õnneks, siis meil läks nii kaua, et ei olnud neid ummikuid ja mängu sinna tuppa ei saanudki minna, sest et Sonjal polnud kummitallaga sokke. Ja muidugi nad küsisid, kas on ju, ma oleks võinud ju nagu mitte nii aus olla, ju, aga tõesti ma ei mäletan, mis sokid tal jalas on ja siis mul mingi, ma ei tea, et võtsin saapajalast ära ja katsusin ja ei olnud neid kummitaldu. Ja ma ei hakanud ostma ka, et kui me oleks seal olnud, siis oleks nagu maks pool tundi, sest et ongi, et uneaeg ja kõik see nagu tiksub peale. Sonja on magama pandud, hakkame siis seda kokku panema, vaatame, kas ta töötab, sest ma läksiks tegin omale leivad priijuustuga. Nii, panin selle nanosimmi sisse, panin pistikusse ja tundub, et toimib. Proovime kohe järgi. Nii, võtsin oma tahvli ja ma lülitasin hotspoti välja. Ehk siis sellega ei saa ühendada, ehk siis peab olema wifi. Vaatame. Wifi, TP-link. Ja, mul on see. Okei, ta tahab mingit passwordi saada.
Jep, peaks lugema. No vähemalt ta leiab selle ülesse. Aga peaks lugema seda. Nii, see väga keeruline ei olnudki. Aga mis ma prooliks panin? Appi. Vist oli meeles. Nii. See peab üles kirjutama kuskile, pärast on see, et lähen vanemate juurde ja ups, ei saa ühineda. No ja wifi on olemas. Ülihea. Vaatame, need töötab ka, kõik töötab. Jah, ainult, et kui mul üks SIM juba on, vaevalt, et ma veel ühte saaks. No kodus mul ei ole tegelikult vähe, ma saan telefoniga ka vaata seda hotspoti teha ja nii on ju, et noh, ei ole oluline. Uppi töötabki, nii tore. Nii tore. Jee. Me siit paneme siis. Annetused kogutakse Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidule. Tingi lastele elupäev. Nii et parimad 3 euri kuus, mis lähevad, mida ma siis maksan. Ei lähe mu arvelt otse maha, pean ise maksma. Vot, et selline variant siis teile teadmiseks, kuigi Telia lehel on kirjas, et see SIM ei sobi kasutamiseks ruuteris. Siis, nagu te näete, ta sobib. Ta saab väga hästi siin hakkama, ta töötab. Nii et ei ole vaja maksta koduinterneti eest mingid, ma ei tea, palju ma maksin. Mingi 40 euri vist iga kuu või? Noh, nagu telekas ja net on ja kõik koos. Sest tegelikult, kui sul on see ruuter, sul on net, sa võtad ainult näiteks teleka Teliast või midagi ja maksad seda kuutasu, mis, noh, see ei ole palju suur on ju minu meelest. Ja nii lihtne ongi. Täitsa uskumatu. Aga okei, ma olen siin küpsised. Ma kõiki neid muidugi ära ei söö. Ma saan 1 võib-olla 2 äärmisel juhul. Ja natuke lebotan, kell on 9 ja siis lähen ka magama vaikselt. Sätin, võib-olla teen väikse tiiru veel Tripoliga enne. Tere hommikust. Ma saan teid kuidagi parema nurga alla panna. Täna me lähme üle pika aja muusikatantsutundi. On tavaliselt jõudnud mingi 1, maksimum 2 korda kuus käia seal. Mul on tegelikult nagu nii kahju sellest, sest Sonja nagu unustab ära selle ajaga kõik need inimesed ja tegevused ja kõike seda, et käiks järjepidevalt, siis oleks nagu siis tal ei oleks iga kord seda, et ma pean sisse elama, on ju. Aga mis teha nüüd selle tööga on nii, kuidas on. Ei saa käia. On 9 minutit pärast 9. Tegelikult meil on aega. 10 hakkab tund pihta. Et Sonja sööb praegu seal. Täna ma kartsin nii väga, et äkki tal on mingi palavik, et äkki ta on haigeks jäänud või midagi. Sellepärast, et ta magas täna nii kaua, 8 läbi, paar minutit ärkas. Siis ma mõtlesin, et oh my god, et nagu see laps ei ole nii ammu maganud 12 tundi. Et äkki ta on haige või midagi. Aga ei, nagu täiesti okei. Katsusin ta otsaisist, ei olnud midagi. Lihtsalt oli vist väsinud eilsest tiirutamisest minuga mööda linna. Täiesti arusaadav on ju. Ka ei viitsiks. Ja hommikul oli ka väsitav päev ikkagi. Või palju tegevust on ju. Selles mõttes lapsele.
mingi see Peeter Pikker mängib meil seal. ma nüüd lõpuks äkki eelmine nädal ostsin HDMI kaabli. See oligi 1. jaanuar vist 1. jaanuar jah. kus ma siis mõtlesin, et nii, et mul on nüüd seda kaablit vaja onju, et läpaka ühendada telekaga, et ei oleks seda nagu nii väikest ekraani onju, millest peab vahtima. pluss siis, et ta seda tahvlit Sonja ei peaks, sest et nagu tahvlis seda päriselt ronib niimoodi, et ta nägupidi seal sees. ja ma ei soovi seda tegelikult. kuigi alguses paned ta kaugemale, aga siis ta ikkagi ronib aina lähemale mingi ajaga. ja siis ühesõnaga jah, alguses ostsin Prismast vaatasin mingi videokaabel, mõtlesin, et okei, et on kirjas, et läpaka ja arvuti ja siis teleka vahel onju. ja siis ma nagu kohe alguses vaatasin pildi pealt, et see ei saa olla õige kaabel onju. et midagi on mäda. ja oligi vale. aga ma õnneks küsisin kohe, et kui on vale kaabel, et kas ma saan nagu tagastada. siis ta mingi ja. ja siis ma läksin paari tunni pärast vahetasin ära ja oligi korras. ja siis me läksime vist äkki sama päeva õhtul läksime Rimisse, sest mitte kuskile mujale polnud minna, kõik poed on kinni onju. ja siis läksime Rimisse, nii või naa oli vaja sealt midagi. mõtlesin, okei, vaatan siin ka, et kas on ja oligi. nii et sain sealt ja nüüd saab vaadata normaalselt ETV-d. teisi kanaleid meil ei ole ja ei taha ka. vaatan, kui Sonja isa viib selle teleka minema, siis ostan endale mingi parema, kus saab mingi Smart TV, kus on nagu või see internetivärk ka sees onju. sest et see on nii vana telekas, et seal ei ole seda. ja et see üldse pilti näitab vot. aga ma teen endale veits siin nägu pähe nii kaua, kuna Sonja magas nii kaua onju, ma ise ärkasin 6:30 vist või 7, ma ei mäleta, ühesõnaga kuskil sinna kanti. ja siis mul oli nii palju aega, käisin Tripoliga õues ja tegin pikema tiiru. siis kui me jalutasime, siis mul tuli meelde, et ma ju täna vlogin. peaks nagu vlogima. ja siis tulin koju, siis sõin, panin Sonjale mingid toiduasjad valmis, käisin pesemas, Sonja ikka veel magas, ma mingi normaalne. siuke mõnus, sellised hommikud mulle nagu meeldivad, et ma ei ärka nagu mega vara, aga samas ma ärkan enne last ja et ma saan mingid asjad tehtud onju. kuigi ma saaks temaga ka koos, aga kuidagi meeldib see oma aeg. õhtul saan ka seda, aga hommikul on ka tore. ma ei pea kiirustama, et me ruttu Tripoliga ära jalutame, et Sonja enne kui ta ärkab onju. ja siis mul tuli meelde, et eile ma ei maininudki, et palju see ruuter maksis. juhul kui keegi on huvitatud on ju sellisest internetilahendusest kodus. mina võtsin siis 4G internet või ruuteri. see oli kuskil 60 midagi. ütleme jämedalt 70, et juhul kui ta oli mingi 69, 99 või midagi. või äkki ta oli 64, 65, ma ei tea, ma ei mäleta, aga 60 midagi. ja oli ka 5G ruuter, aga selle hind algas 180 eurost ja siis ma mõtlesingi, et nagu vahet pole. vanematel ei ole nagu vaja nii, ma ei teagi, mida see tähendab, kas see tähendab, et ta on kiire, kas ta on, ma ei tea, levib, ma arvaks, et ta levib tegelikult vähemates kohtades isegi 5G kui 4G. aga jah, igatahes selline info siis, et tegelikult ei ole üldse kallis. parem on osta välja see ruuter on ju, ükskord maksad 60 euri ja siis iga kuu 3 euri ainult.
Lähme. Täna on nii imeline ilm, täiesti lõpp. Nagu tuult ei ole, päike paistab, ei ole mega külm. Sonja muudkui viskab ennast pikali. Aga me jäime siia loole veits jalutama. Kelku ma kahjuks kaasa ei võtnud. Aga noh, pole hullu, saab niisama ka olla. Ja siis sõidame koju. Kodu juures ei viitsi enam jalutada, nii ära tüüdanud juba. Ja lähme esinema selle tantsu nii-öelda trenniga siis, tantsulaulu klassiga. Ükskord nad on ka esinenud, vähemalt ükskord, aga siis me ei saanud minna. Ja nüüd seekord mõtlesin, okei, lähme siis proovime järgi jaanuari lõpus. Nii et fun. Lumeinglist juba on käidud üle. Aga noh, ise tegi, ise kõnnib, nii et vahet pole. No, keeruta Sonja veel. Tee veel keeru. Sonja, tee niimoodi. Luksud. Kas sulle meeldib see seelik? Meeldib? Jaa, meeldib sulle see seelik. Sellega lähed esinema. Jaa. Mama! Lähed kotti või? Kuku. Kus on Kuku? Kuku. Kell on 4 läbi ja ma ajasin ennast voodist üles. Ma märkasin mingi 3 vist või peale 3 natuke ja scrollisin telefoni see värki. Vaatan, Sonja ikka magab. Nagu ta jäi päris hilja magama, 1:30. Ta ärkas kell 8. Noh, 1 oleks pidanud tegelikult juba magama, aga läks aega, ta oli nii elevil vist tänasest päevast. Ühesõnaga tegin tal seal tema toas ukse lahti ja aknad ka rulood tõmbasin üles, et vaikselt äkki hakkab ärkama. Jätsin uksega lahti, et ta kuuleks mind. Nii, aga praegu ma siin lõikan seda pirni. Issand jumal, mis seal pirnil viga on. Nii kõva koor. Siis lõikan talle puuvilja mingit taldrikut. Sööme siin kahekesti. Praegu tuli meil selline pirni ja õuna taldrik ja see keskele panen veel mustikaid ka. Ostsin kultuurmustikad muidugi, aga noh. Neid väikse paki Maximast tellisin. Aga vaatame, mis see seal laamendab. Oi, no tere. Kas sina ärkasid? Kes ärkas? Sonja. Joo. Jänku on sul ja? Jänkule pai. Näite, kuidas sa teed pai jänkule. Joo, kõrvadele pai. Sul on lõuna. Ja mennab selle kätte.
Sonja juba võttis lahti siis mõned asjad, võttis siis välja mõned asjad, mis meile siin kingiti. Nii, näita, mis see on. Näita emmele, mis see on. See on lihtsalt lugemised. Siin on kleepekad ka. Kleepsud on jaa. Äkki seda teed Taaduga koos. Viime selle. See on käsuke raamat ja siin on kleepekad, et esimene lehekülg 4-5, et mis leheküljele kus kleepekad käivad. Üks on veid suurematele lastele, aga saab vähemalt kleepida. Siis need on 0+. Teate, ma arvan, et ta ostis need, nad käisid Venemaal. Ja ma arvan, et ta sealt ostis, no seal on need mega odavad ju need ka. Siis on mingi selline, kus on vaja värve panna. Mingitele asjadele peale. Ja kohe võtame selle, see on kõik huvitavam. Emme vaatab seda ka ja siis see on siuke, väga nunnu klitkiga. Ja siin on poni ja... No, aga siin on... Nüüd tirib ära. Kas seal on ka kleepekad või? Näita, kus on kleepekad. Sest siin on nagu suur pilt ja siis on väike. Suur pilt ja siis on väike pilt nurgas ja see väike nurgas, seal on rohkem asju, ehk siis ma arvan, et sa pead kuskilt need kleepsud leidma ja siis nagu täiendama seda. Ja, või jätame need sulle siis, kui sa suurem oled. Näe, ongi, siin on kleepekad kõik. Ja... Tipukene, mis sa teed? See on sinu raamat või? Emme näitab korraks. Ära ole pahane. Emme korraks. Emme nüüd tagasi. Siin on suur pilt ja siin on väike. Ja siis selle... Ja ei tohi seletada. No võta. Issand jumal, kui tige sina oled. Aga see on 3+, jah. See liiv on ikkagi... Aga see on Lidlist. See on lipiluu oma selle pärast. Voolimisliiv. Võt. Soovitatav vanusarus 3. No ma ei tea, kas on mõtet seda praegu lahti teha tõesti. Võiks sinna midagi muud sinna kartri praegu panna. Siin on need vormid. Sest et... Jaa. Sest et nende vormid... Tahad vorme või? No võta. Äkki peseme ära või? Emme peseb ära, okei? Lähme peseme ära. Tead, mis emme teeb sulle? Paneme siia vett hoopis. Paneme siia vett või? Jyskist maksis eile see mingi 2 euri mingi sentidega. Paneme siia vett. Tead mis? Emme kühveldab sulle lund rõdult siia. Tahad lund? Jaa. Ei, me õue ei lähe, aga emme paneb lund sulle siia. See sulab ära ja siis on vesi. Jah? Tõu siia korra püsti. Mine diivani peale. Mine korraks diivani peale. Istu diivani peale, palun. Emme teeb rõdu ukse lahti. Mine diivani peale, kallis. Võta kaasa ja raamat. No, jaa. No mine diivani peale korraks. Tule ära ka siit. Näe, võtta. Külm on. Emme toob rätiku. Äkki see? Mul ükskõik. Peaasi, et segadusest lahti saame. Küll on hea maja ära koristada. Rätiku peale. Olapoiss. Aga vanad haisujalaplaadid, mis teil hiigavast aadrast alles on. Ja kõik selle bändi särgid ja plakatid pööningul. Teie olete neist välja kasvanud. Pane kuivata ära. Sest ütlesime haisujala kontserdil.
Siis teadsimegi, et oleme kokku määratud. Aga Helena Raam, ei, seda ma ei puutu. Mõistlik. Ta ajab sul une pealt juuksed ära. Tema asja ei jama. Külm on, muidugi on külm. Lumi on see ju. See on lumi. Mõtlesin, et võtab sealt lund ja ma panin siia natuke vett. Vaata, lumi läks ära. Ei ole lund enam. Jaa, ei ole. Natuke füüsikat. Külm on, jah. Ja see ei sulagi nii kiiresti. No eks ta muidugi sulab, aga päris okei. Paar mintsa saab mängida. Panin siia talle mingid elukad ka. Palun. Nii, pane ta säkisti. Okei, no jah, väga ta säkisti. Nii, palun. Ops, baba. Üks veel. Ops, niimoodi. No ei ole hullu. Ma otsib hästi või? No, ja sellega ka. Lõika. Emme hoiab kinni, lõika. Lõika, no. No pane niimoodi. No suru. Et niimoodi. Ja suru. Suru alla. Oot nii, tubli. Ära seda suu pane. Kas paneme nüüd selle taldriku peale? Kell on täna juba 2 läbi ja pole mitte midagi teiega rääkinud. Põhjus on siis selles, et eile oli meil väga pikk päev. Kuna Sonja ärkas nii hilja hommikul, siis päev nihkus, jada. Lõunauinak oli ka mingi 3 tundi, mis on väga haruldane. Ja lõpuks siis päev lõppes kell 9 ja ma olin ise kuidagi nii väsinud, et nagu ei saanud seda oma aega või nii on ju. Ja siis ma olin jumala kindlalt, Sonja magab raudselt 8 vähemalt. Ei, ta oli kell 7 üleval, täpselt siis, kui mina ärkasin ka, siis tema hakkas häälitsema. Siis ma olin nagu veits pettunud selles, et mis mõttes, et ma pean nüüd kiiresti koeraga käima ja siis hakkabki juba hommik pihta sinuga, on ju. Aga noh, ega kõik päevad ei ole vennad, on ju, et mis seal ikka siis. Ja siis seal kaaras ma ka midagi ei filminud, sest et noh, see on nii ära leierdatud juba, et mida te siin ikka seda vaatate, on ju, kuigi noh, täna oli päris palju inimesi, mõned uued näod, või noh, keda mina pole näinud, on ju, et selles mõttes oli tore ja Sonjal tõesti ka oli väga tore seekord. Olid nagu suuremad lapsed ka seal, kellega ta sai koos askeldada siis. Ma ei kutsuks seda mängimiseks, vaid pigem jah, nagu askeldamiseks ja kui me pidime ära hakkama minema, siis ta nagu, see oli esimene kord, kus ta nagu reaalselt nagu jonnima hakkas, aga siis see sai kuidagi väga kergesti kontrolli alla niimoodi, et ma ütlesin, et ütle kõigile tšau ja siis ta lehvitas ja oli nagu maru rahulik. Et noh, tulime koju ja siis söök ja pagamine ja oligi kõik, on ju. Ja noh, tänane ka uinak oli väga lühike, isegi minust poolteist tundi ja jällegi veits pettumust tekitav. Ja nüüd me siis oleme, sööme siin puuvilju. Ja ma mingi hetk viin ta ämma juurde, sest et pean ise poodi minema. Emma tahtis, et ma käiks, ostaks mingeid asju, mingid lihavärke, kala ja niimoodi. Ja no ma ei ole kindel, kas ma ühest poest kõik asjad need leian, et ma ei hakka Sonjaga sõitma ringi, et ma lähen viin ta ämma juurde, siis ämm saab ka nautida oma aega. Ma homme ka ei vlogi, ehk siis oligi siuke 2 päeva vlog. Aitäh, et vaatasid ja näeme siis juba järgmises vlogis, mis on ühtlasi ka reisi / minu sünnipäeva vlog. Tšau!